Tere sõbrad ja tere tulemast minu uute YouTube'i kanalisse. 2 korda seda YouTube'i asja tegelikult juba alustanud, nüüd tuleb siis 3. Aga ühesõnaga, idee on selline, et siin kajastada oma võistlusperioodi, näidata teile, kuidas see kogu protsess välja näeb, millest sa peaksid alustama, millega sa peaksid arvestama, milline võib-olla on eelarve välisvõistlustel osalemisega ja kõik, mis sinna kaasa kuulub. Ja kuna mulle endale hästi meeldib sellist videoid teha tegelikult ja kuna ma lõpetasin praegu kooli, nüüd võib öelda minu kohta, et ma olen treener Sire Kriips turundusspetsialist, siis nüüd see aeg tuleb lihtsalt millegagi muuga sisustada ja üks asi on siis YouTube'i kanal. Ja täna tuleb siis selline day in the life video vlogi formaadis. Näitan teile, kuidas mu päev välja näeb, milline kujuneb välja see võistlushooaeg ja vist lähme trenni ka ja vaatame, mis edasi saab. Prep algas tegelikult juba see nädal, täna on reede, esmaspäeval alustasin. Seekord natuke teistmoodi, ma alustasin deloadiga. Nädal aega praegu trenni teinud, ainult kardiot, sellepärast et viimased nädalad on suht rasked olnud ja keha on päris väsinud. Aga nüüd juba tunnen ennast paremini. Tavaliselt ma tulen siis 6 või 8 saali, annan mõned personaaltreeningud, seejärel teen enda kardio ja siis tavaliselt koju sööma enda trenni ja siis teen kas kooli asju või mis asju mul vaja parasjagu teha on ja siis õhtul on jälle personaaltreeningud. Lähebki koju, teeb hommikusöögi valmis ja siis ma räägin täpsemalt, kuidas see võistlushooaeg see aasta välja kujuneb. Back home and time for breakfast. Nagu ikka, iga hommik algab meil French toastiga, mis su vaja on outfit, munavalged ja huksol, oma hea. Ja selline lõpptulemus siis 8 French toasti ja puuvilju, juurvilju. Need on marjad tegelikult, aga okei. Aga praegu mul on hästi palju just puuvilju ja juurvilju, marju. Teedis sees, et blood work is not the best, aga tervis on vaja korda saada, nii et neid ma söön praegu palju rohkem kui muidu tavaliselt. Ja French toast on nagu see minu teema, kui see mul jääb hommikul söömata, siis mul on terve päev suht tuksis, nii et head isu. Action! Kiire ülevaade, kuidas mul see asi siin planeeritud on. Ehk siis juunis on mul tulemus võistlused. Esimesed on Itaalias, Ungaris, ei ole veel täpselt otsustanud, aga iga järgnev nädalavahetus on plaanis võistelda. Nagu eelnevalt mainitud, siis märtsis tegime algust ja alguskaal on 89 ja nüüd mul on järjest siit pandud ette, kuhu ma tahan selle kaaluga just jõuda. Järgnevalt siis on välja toodud, mida ma teen selleks iga päev, et soovitud tulemus saavutada. Siis esiteks vakuume teen iga päev, kaloreid jälgin, mäkrosi samamoodi ja 3 liitrit vett iga päev vähemalt. Mida ma teen iga teine päev, treenin kõhtu, sellepärast ma tunnen, et mul kõhulihased või see keskosa kontrolli ei ole veel nii hea ja tahaks seda detaili natuke rohkem saada. Seega ma treenin kõhtu iga teine päev. Ja nädalased eesmärgid, 70 000 sammu nädala peale, 90 minutit kardiot, 1 kord hiiti, umbes 20 minutit, 2 korda nädalast poseerimist ja sleep score 80 peale. Eks mul on selline Oura ring, selline sleep tracking device, mis jälgib su kõike seonduvat unega, su aktiivsust, su pulssi ja praegu on mul kuskil 70 juures, ma tahan saada 80 peale. Selline plaan on mul praegu paika pandud. Nii, kuidas sina saaksid sellist asja kasutada selleks, et oma eesmärgid saavutada, siis samamoodi kõigepealt pane kuude kaupa paika, mida sa tahad iga kuu saavutada või kuhu jõuda. See ei pea olema seotud kaaluga, kui näiteks treeningtulemused või siis sa tahad lihtsalt parem välja näha, targemaks saada, siis samamoodi kuude kaupa, kuhu sa tahad jõuda ja mida sa selleks teed. Mingi asi vähemalt iga päev, näiteks sööd ära ühe puuvilja, lähed õigel ajal magama, ärkad õigel ajal ülesse, teed jalutuskäigu, mida iganes. Ja siis nädalased, mida sa iga nädal
teed selleks, et oma eesmärk saavutada. Näiteks sa käid 3 korda trennis, sa sööd iga hommik hommikusööki, sa loed iga päev raamatut, sa harid ennast. Need on sinu enda valida siis, mida sa selleks teed, et oma eesmärgid saavutada. Aga see ongi just väga tähtis, et sa kujutad endale ette, kuhu sa tahad jõuda ja mida sa selleks tegema pead. Ja kui sa need asjad endale kirja niimoodi paned, siis kindlasti see on suurem tõenäosus, et sa reaalselt need saavutad ka. Nii et edu sulle plaani koostamisel ja kui sul on mingeid küsimusi või sa tahad abi sellega seoses, siis sa võid mulle kirjutada. Vahepeal käisin juuksuris, tegin veits tööd, andsin 2 trenni ja nüüd lähen võtan sadamast ühe vana sõbra peale. Aga kelle kohe näete siis. Riks, kui sa seda vaatad, siis ma ootan sind igastest tagasi, seepärast ma mitme juuksuri juures käinud ja mitte keegi ei oska teha. Nii et kui sa tagasi tuled, siis vähemalt üks püsiklient on sul olemas. Mis juba Teslad siis kordi päevaks rentinud? Mingid tjurka need välja. Tjurka, olen tjurka. Kus alkohaisud siin on? Panin viina. Panid või? Ei kannata kaine olla. Räige pärmu hais on. Mis viina sa panid? Lähem trenni ju. No pre-workout, you know. Pre-workout meil varsti lähme trenni ja... Sööme täna kaarelve putru koos valgu pulbriga, mustikate ja banaaniga tehtud mikrolanuunis. Väga õige. Jah, anyways, 7 päeva pole trenni teinud. Me tohin nime, ei tohi ka maini, kes kaaslab. Ja tõmbabki breed. Väike lifehack, ärge pange 1, pange 3. Kolmanda variandi. Davai. Argeniiniga. Läheb. Pane. Preegi. Nii palju, et... Jah. See on see ju. Mis see nimi on? See influencer. Eesti influencer. Kuidas suumil saab? Linda, jah. Nii saabki näed. 3 hours later põhiliselt jõudsime saali. Teeme warm-up ja mis me treenime? Rinda, õlga ja triitsa. No rinda ja triitsa põhimõtteliselt. Alustame siis soojendusega. Soojendus sai tehtud, aga siis esimene harjutus soojendame siis rinna üles. Teeme siin flies. Ainuke masin, mis vabalt. Pectoral liikusime edasi. See on siis pektek või? Jep. Hea on trenni teha. Üle pika aja. Meil on vaata nädal aega trenni ja puhkus, siis on juba selline tunne, et 3. raskusega tipsid. Kui palju sa kõige rohkem teinud oled tipse? 70-ga mingi. 70-ga 4 või 6 korda. 6 korda. Ma olen paks ka. Next exercise, close grip bench press. Sellega on hea rinda lõpetada ja triitsa alustada. No mis tunne on? Viimane triitsa harjutus ja lähme koju ära. Sessi teele? Selline esimene vlog siis. Õhtul veel tegime väikse cheat meali. Tähistasime, ega me midagi tähistanudki, me lihtsalt sõime. Vaatasime Arno Classikult. Palju õnne William Bonakile, Brandon Curry, kes võitis. William Bonak minu arvates oli parim, tema oleks pidanud võitma, aga seekord mitte siis. Ühesõnaga, aitäh kõigile vaatamast ja näeme järgmises vlogis. Tšau!